tere kallist 2. detsembrit ka minu poolt. Mina ennustan, teen väikse ennustuse ja vaatame õhtul, kas see läks täppi. Ma ennustan, et meil tuleb täna hullar päev. Mina sõidan praegu podcasti. Kas mul kaamera on siit täna? Oota. Ma ei tea. Ma sõidan praegu podcasti. Tuli bensukas läbi. Mõtlesin, ma ostan Kristinale väikse marsi. Tegelikult see on nali, sest et Kristina kunagi ütles, et kes sööks üldse marsi. Ja ma tegelikult obviously ostsin meile tuplad. Aga mõtlesin marsiga, et teda šokeerida. Ühesõnaga, mis plaan on podcast? Märteni pojal on sünnipäev, ta läks temaga, läheb sinna Kelly, Karita ja Andrei uute salongi. Ja siis meil on vaja täna ära teha 3 reelsi. Ja kõik. Tegelikult on siuke asi ka, et Marta uus voodi jõudis ja Märten ei saa seda üksinda teisele korrusele. Aga tead, see on tulevikumuusika, see ei ole nii oluline. Töö tuleb enne ära teha, siis vaatame auto asju, aga sõidame nüüd podcast. Näete, saabus meie kaunis Kristina, vaatame, mis ma teen sulle kokat ja marsi. Lambi. Marsi šokolaadi. Sul on vlogmas, jah? Ja, ma tean, et see tegelikult sulle ei meeldi mars. Ma tõin tuplad ka. Sest sa ütlesid ükskord, kes ostaks marsi. Ei, no kui ma mõtlesin seda, et kes on inimesi maailmas, kes on mingi, tahaks tähega marsi šokolaadi, siis läheb autosse, istub ja sõidab tanklasse või kuskile poole. Mina literali. Et mind küber kiusata. Jah. Aga tervitused vlogmassile siis ja... Jah. Noh, hakkame tööle või? Oi, meil on see hooaeg nii palju sponsori. Sest et ma olin mingi eelmine aeg liiga vähe ja siis mul nüüd... Läksid hulluks, jah? Läksin hulluks, jah. No, ühesõnaga hakkame. Teeme ära. Selline on siis meie tänane töölaud. Kristina läks veidi hulluks meile sponsorite sebimisega. Aga no tead. Kõik ju ütlesid ka, et nii vähe auhindu jagasime eelmine hooaeg, et nüüd saab... No nüüd on niimoodi auhindu, et karju appina. Täna on 2. detsember. Kaljul on sünnipäev, ta sai 11 ja meie tulime ZE stuudiosse, et vaatame, mis näha on, et juuksurisse peab minema. Nii, eile kindlasti juba kõik näitasid nende salongi, aga see on ikka tõesti väga asja on nad teinud. Ma ütlen ausalt, väga uhkene pölle. See võtab rohkem aega, aga me üritame midagi saada. See vajab, sinu jaoks on veits ka varas selle näiteks. Nii, mina ütlesin endale, et ma lasin hea feidi teha ja natuke teeb lühemaks ka ja lokikesed jätab alles, aga kuule super, aitäh sulle. Vot ma ütlen, siin on hea teenindus, kurat, inimesed, nii et te teate, kuhu siis tulla. Päris hea katt on. Väga fresh on. On, jah. See on kõige parem tunne, kui saad selle fresh katti endale. Väga mõne. Tere, Maljo ja Märteni vlog. Ma täna on takeover, sest et selline mees on praegu pingil sõna otseses mõttes. On juba soeng peas küll. Tehakse fresh cut talle. Mõnus, vaikselt siin edeneb. Mis soengut sa tahtsid? Ronaldo soengut, see küll Ronaldo soeng. Ei, sa tead küll, ma tahan seda natsi soengut alati. Come on, bro. Nagu sul, Andrei. Nagu mulle. Noh, mul siin ka huugab siin taga. Sul on väga hea soeng, ausalt. Aitäh. Aga sul on mingi möga ka peas. Midagi ikka, jah. Mul alati mingi möga peas. Gretel siin vaikselt huugab. Täna on kell 10 tuli peale. Märteni poiss istub ka siin Andi juures. Fresh cut, temale ka. Aine? Ta ei näe veel. Ta ei näe veel ise. Väga kaas. Kuule see tool, vaata. On siuke tool, juuksur tool. Päris mõnus see, vaata. Ta tõmbab nagu suht nagu kliinid, vaata. Ta on nagu see kuradi see nagu gimbal ja slider, jah. Ühesõnaga. Maljo. Tule juuksurisse. Hakkabki valmis saama. Väga mõnus. Ma arvan, et lokid on täpselt siuksed, mis Maljule väga meeldivad, nii et mulle ka meeldivad, ma pean ütlema tegelikult.
ja see on väga vinge. ja siis nagu ümber selle. Ja. Siuke mõnus. Ise tegid ka midagi või? Midagi ikka, paar auku natuke lõikas. Tegid või? Aga ega ma tegin mingid muud asjadega, ma kogu aeg jooksid ringi. Ei, väga vinge. Ehitusega tegelikult väga ei jõudnudki tegema. Ma ütlen, see vibe on siin väga täppi pandud teil, ausalt. Räägi, mis te siis tegite? Ei mitte. Tegite üllatuseks sünnipäevavoogi või? See pole sinu surprise, see on Karlose. See on Karlose oma, ma sain aru, aga mina võin pannkooki võtta. Ei, sina ei või mitte midagi enne võtta. Väga hea, ma ei leidnud suhkurt üles. Soole on puudu muideks, ma ütlen hoopis. Nii, väike pitsa. Karlos tahtis pitsat saada ja ma millegipärast tellisin Coca-Colat ka. Ma arvasin, et on väiksed pudelid, aga tõid mingid suured koola. Anna mulle. Oi, see näeb isu äratab välja tõesti. Podcast tehtud. Jõudsin koju, kohe hakkasimegi tööd tegema. Ühe reelsi filmisime valmis. Muidugi kokku ei ole veel pannud, aga Märten teeb seda. Nüüd ma proovin ise kokku panna ühte reelsi. Siis ma proovin salvestada ise ühte reelsi, sest Märten läks minema, ta läks pojaga sinna Lego muuseumisse ja siis ta viib ta veel Paidesse. Ehk siis ma vaatan, kas ma saan ise hakkama. Ja siis, kui Märten tagasi tuleb, siis me peame homseks ka ühe asja valmis tegema. Sest et homme meil on veel hullerim päev. Meil on vaja igasugused asju teha. Ma olen praegu nii usin, ma vastan siin meilidele. Mul tuleb Euroapteegiga väga tore projekt kohe varsti. Ja see nõuab minult palju mõtlemist ja palju kirjutamist ja tõesti sucks to be me, pean mõtlema ja kirjutama. Aga ma ütlen ausalt, me saime eile pakkumise, või mitte pakkumise, aga lihtsalt saime teada, et 2 krunti tuleb varsti müüki, et need polegi veel kuskile müüki pandud. Minu jaoks tuttav inimese poolt siis siit päris lähedal, umbes 10 minutit minu majast. Ja hind on ka nagu okei, mitte nüüd just jube soodne, aga okei. Et ma mõtlengi, et ma kirjutan nüüd panka ja küsin, et kas pank annaks muidu nagu krundi ostmiseks ka laenu. Sest et ma tea, äkki keegi teist on nüüd targem siin on, aga mul on küll see, et kui ma laenu ei võtaks, siis ma peaks nagu firma arve täiesti tühjaks tegema, siis mul oleks üldse raha enam. Et tunduks kuidagi loogilisem maksta iga kuu seda pangalaenu. Ja siis sellest tulenevalt ma siis praegu teengi hästi palju tööd, et teile siin Vlogmassi ka ja proovin Vlogmassi kaasata ka sponsoreid, et teile auhindu anda ja et ise raha teenida, sest et ma ütlen ausalt, ma just täna ütlesin Kristjanale ka podcasti salvestades, et ma võin praegu nagu vinguda iga päev, et mul on nii palju teha, aga ma ütlen teile ausalt, see päev, kui ma istun seal farmis, ühes kaenlas on kits ja teises kaenlas on lammas, siis ma vist ei mõtle selle, et ma pidin nii palju tööd tegema. Siis ma mõtlen, yes, excellent. Carlos on hästi suur Lego-fänn ja mõned päevad tagasi tuli Tallinnasse ja Telliskivisse see Art of the Brick näitus, kus siis on kõik Legodest tehtud. Nii et me vaatame seda ka nüüd kohe. Ja polegi, päris huvitavas kohas on see. Ma ütlen ausalt, ma olen elus esimest korda Telliskivis üldse midagi vaatamas. Teate, ma ei hakka teil näitamagi, te peate ise tulema vaatama, see on päris äge. Ausalt on äge. Palju seal on? 50 000 juppi või? 50 000 siis. Väga rits ikka. Tõesti, see on kunstnik. Nii, ma pean kanadele uue vee panema ja
tõesti, milline täbar lugu, et ma unustasin nad välja lasta. Aga endiselt süüdistama Merkelit. Oota, anname tegelikult 2 vett. Üks välja, üks sisse. Teile näidanud, kui suureks meie tibu kasvanud on. Kes on hea tibu? Sina oled ju. Ta on väga hea tibu. Jaa. Kuigi ta on vist kukeke. Kas sa oled väike kukeke? Joo. Nii nunnu oled. Ütle tere kõigile. Tere kõigile. Okei, I need mental help. Joo. Joo. Kas sul on külm? Nii. Go be free. Tuppa. Ja tead, mis me nüüd teeme või? Carlos on meeletu kiirabide fänn ja päästekomandode ja kõige siukse fänn ka. Ja me otsisime välja, kuidas seda kohta nimetatakse, kus nad on nagu nende baasi nii-öelda tugikeskusesse. Ja me lähme korra, ta tahab pildistada neid kiirabi autosid. Nii et see on see, mis me teeme. Ikkagi sünnipäev lapsel. Me peame vaatama, et me auto alla jää siin enne kui üle teeneme. Ah? Ei, siin ei olegi silti, et ei tohi tulla. Ma saan sust, näe, ma saan pilti ka teha suga siit. Oled õnnelik nüüd? Jaa, väga. Davai, mul on hea meel. Nii. Eriti see, et ma arstiauto. See arstiauto on jäge, on ju? Jaa. Et suured kiirabid on igal pool. Leidsin 2 muna ka, päris kobakad teised. Aga vaadake, mõni päev tuleb 9 muna, mõni päev tuleb ainult 2. Ühe nad olid veel katki ka teinud. Lapsed on endale vist nuudleid teinud. Köök on nagu ta on. Aga noh, tead. Nii, aga me peame jänestele süüa andma. Nii et Marta, mine võtta see basiilik ja mine pane ta meie toajänestele. Ja mina võtan õuejänestele piparmündi näiteks ja mida veel? Suvikõrvitsat. Ühesõnaga, teeme neile laua. Nii, jänestele natuke sükest kraami. Ma mõtlesin, võin kanadele kaeraelbeid. Ma ei tea, kas jänesed söövad kaeraelbeid. Aga proovime. Noh, maitseb kaeraelbes või? Noh. Tere. Tere, Tibu. Tule naudi, meil on siin sellerit ja asju. Kas sa ehmatasid just? Ja, ma näitan sulle. No, kanad kõik siin koos. Jesus Christ, miks sa nii hüsteeriliselt pead sööma? Sul hästi kõik või? Viga midagi. No, ühesõnaga võib öelda, et neile maitsevad kaeraelbed. Laske Tibul ka võtta. Te olete nagu väiksed õmblusmasinad. Neelad ka või? Glooriakene. Ai. No, nupsik. Sina oled väga tubli meil. Tegelikult te olete kõik tublid. Ja sulle tõesti maitsevadki kaeraelbed. No, nunnukene oled. Väga nunnu. Mis sa pilud? Mis sa pilud? Oma emme selja taga seal. Noh, näite, mis sa tegid. Kõrvarõnga moodi. Oo. Marta, sa oled suureks meisterdajaks meil hakanud. Üldse ei fokuseeri ära. Oih, väga ilus ju.
sa veel meisterdad? Tead, Marta, mul on sulle väga hea uudis. Meil podcastis on üks sponsor, Inglikivid, ja siis nad tõid meile stuudiosse suure karbitäie, kus on hästi palju erinevaid elmeid ja pärleid ja igasuguseid. Ma vaatasin selle jänkukujulist, karukujulist, igasuguseid. Nii et kui me podcasti hooaja ära salvestame, siis ma saan need koju tuua. Okei, see läheb nii kaua sinu külge. Vaata, ma leidsin selle asja siit ja ma mõtlesin, et aga ma panen need pärlid sinna või ei ja siis ma lihtsalt panin ja ma juba olen selle teinud. Tegid selle Issile, ma saan aru, jah? Yeah. Väga ilus. Ma arvan, Issile väga meeldib. Ja ma mõtlen, et ma lähen nüüd süüa tegema. See on hea mõte. Ma lähen teen kananagitseid. Tahan süüa kananagitseid! Nii, aga et süüa teha, pean ma selle köögi enam-vähem korda käia. Saad sa aru, see hais. Ma ei tea, mitu korda ma olen rääkinud sellest. Siin on kuskil mingi hais. See ei saa tulla kraanikausist, sest Märten on sinna 100 korda mingit torusiili valanud. See ei saa haiseda. See on nagu... Ma olen klooriga kõik kohad siit ära puhastanud. Kõik iga sahtli, ja vahepeal tuleb siuke whiff of hais. See on horrid, see on lõve ja ma ei saa aru, kus see tuleb. Ma olen varsti juba valmis maksma suuri summasid. Kui keegi tuleks ja selgitaks välja, mis siin haiseb ja kuidas seda lahendada. Sest minu mõistus on täiesti otsas nagu selles suhtes. Okei, üks silma midagi. Nagu näha, siis me tegime siin Loivi koostööd. Oi, Märten jõudis ka koju. Ma Korra jõudsid, jah? Mul on sulle üks kingitus, see oli kunagi naljaga ostetud, kui ma seda letis nägin. Me nüüd mõlemad filmime. Need on nüüd sokid, jah? Ja need, mis hoiavad jalas kinni. Ma nägin neid TikTokis. Kunagi ammu juba ostsin need. See on see, kui inimene ootab endale neid kalliskive, siis... Ma literaali ootan teemanditega kaelakeed ja see on see, mida ma saan. Pane nüüd jalgamusi, ma tahan näha. Mul lihtsalt tekib küsimus, et mis mul viga on? Et jah, sa nägid neid ja mõtlesid, et ma võiksin neid tahta. Ma mõtlesin, ma nalja pärast tahan, siis sa käisid Austraalias. Ja rääkisid, et nii armsad koalad. Ja siis ma olin nagu kohe, okei. Sellepärast. Jah, miks ma muidu... Aga miks sa Kristinale ei tellinud? Ma ei tea, ta ei ole numbrit. Pealegi ma armastan sind, mitte teda. Me käisime koos Austraalias. No jaa, aga võid ühe sokki talle siis kinkida. Annangi. No. Ja annangi. No, sest ma siis tellisin, et kui sa olid seal, vaata, ma olen siin koalaga nii nunnud pildid. Anna seda kanadele. Ei, ma söön ise ära selle. Mul on väga keeruline siin standi peal midagi teha, ma ei saa aru isegi, kas ma olen kaadris, aga ma räägin lihtsalt kiirelt ära, mida ma süüa teen. Ma teen kananagitseid, ma leidsin nõudekas siukse riisi keeti ja poti, läheb mängu. Ja oota, vaist palun eest. Ja siis, mis hais siin on. Ja siis ma riivin sinna bataati, suvikõrvitsat. Ja ma ei tea, mida veel. Mis see on? Mis sa ei ootas? Ja, see on meie podcasti. Tšau. Kristin andis mulle täna paki. Ja see on podcasti sponsor, aga ikkagi Kristin andis, nii et good for me. Ühesõnaga, ega mul siin pikka pidu ei ole. Mida ma teen? Panen sibulapulbrit, küüslauku. Sest ma ei saa sibulat ja küüslauku panna siia, sest et muidu lapsed saavad kohe aru, aga natuke seda pudi, siis ei saa aru äkki.
siis ma veel panen paprikat. Ja ongi vist kõik või? Jah, ma arvan küll. Et pole midagi rohkem vaja, riibime need sisse ja siis pankost läbi ja done. Ma leidsin praegu sahvrist erinevaid kotte kartuleid. Nagu kartulijääke, poolikuid kartulikotte. Ja ma otsustasin, et ma teen kananagitsete kõrvale kartuliputru ka. Kurat, ma olin kuskil veel ühed suured kartulid, ma nagu mäletan. Mul on pani. Ja. Kuhu saab inimene kaotada kartulid? No väga tore, ma leidsin oma suured kartulid üles. Järjekordne kotipõhi. Sest kartuliputru tuleb teha alati rohkem kui vähem, sest et mulle iga kord tundub, et ma teen nii jube palju ja siis süüakse kõik ära. Aga mul on palju tähtsam küsimus. Mul on kadunud panko. Ma tean 100%, siin ei ole toiduaine. Ma tean, et mul oli panko ja mul kuskil peaks olema ka see riivsai. No ei ole. Ma olen kõik kohad läbi vaadanud. Vaatan silmad punnis, as we speak. Ei ole. No, teate, see sahver on nagu ta on. Ma ei jõua ära vaadata, et see ükskord valmis saab. Aga ei ole, ma ju vaatan. Vaadake minuga. Nii, siin on mingid läätselised, kaunalised. Jälle mingid kaunapitsa, jahu, mingid asjad, kookos. Mingisugused. Siin on need konservid, või need purgiroad, mida ma kasutan oma moasalatites. Siin on mannat, mingi magusad asjad, konservid. Kuhu kategooriasse ma oleks võinud panna panko? No ei ole lihtsalt, ma olen kõik kohad läbi vaadanud. Halloo, panko. See ajab mind hulluks praegu, päriselt ajab hulluks. Sest ma tean, et ma olen oma silmaga näinud seda. Okei, ma ei leidnud pankot, aga ma leidsin siukse jahu. Ja sellest peab mulle piisama. Ütleme nii, et kuna mul ei olnud riivijuustu, siis sellest kananagitsast ei tulnud midagi välja. See on kana plüga, mul oli natuke alles ka. Aga noh, elame näeme. Kui see ei maitse hästi, siis vähemalt kartulipuder on hea. Nii, ma ühe käega praendasin sibulat ja teisega mõtlesin, et ma maitsen seda objekti, mis ma siis valmis küpsetasin. Tala on. Siin on kana, pataat, subikõrvits ja maitseained. Täitsa hea on, aga ma ei tea, kas lastele meeldib. Aga no, vähemalt kartuliputru söövad kõik nii, et it is. Nüüd me oleme otsapidi tikupoisis, sellepärast, et Carlos läheb õhtul tagasi ema juurde. Ja Pelju tuli ka kaasa ja lähme sööme natukene, sest mis meil muud siin teha on. Mul on mingi siuke teema, et alati, kui ma olen tikupoistes, siis ma võtan ühte sama asja. Ja see on singikesega tehtud, maasuitsu singiga tehtud kartulipuder või no tangupuder või mis iganes ta seal, mis nime all ta seal on. Aga siis on mingi lastekas ja siis sa võtsid jälle endale mingit tartarri ja koha ja. Nii et head isu kõigile. Ma võib-olla viskasin enne õhtut, et kõik seda kartuliputru söövad. Ma arvan, et nad saavad aru, et ma peitsin siia pataati. Vähemalt Lende saab kindlasti aru. Aga noh, palvetage mu eest. Oota, mille jaoks neljapäeval pidu? Meil on üle homme kooli sünnipäev. Marta, See on mingi aktusasi, kooli sünnipäev ei ole neljapäeval. kuidas sa kommenteerid mu kanapalle? Mitu punkti 10 sa annad? Ei tea. Aga näha kartuliputru ta ei soovinud. Lende vist ei soovi üldse midagi.
kuidas sina kommenteerid? ma söön kartuliputruga, mulle meeldis, et see kana. Okei, no söö kartulipuder siis. 11. 11 punkti 10 või? Jah. Vot, Keegi ei ole öelnud, et ma ei tohi üle minna. aitäh sulle. Ma pean kohe võtma need kanad siit ahjust välja, sest et kui ma ei võta, siis ma unustan need ära. Ja siis ühel hetkel ma need siit tabastan. Ma ütlen ausalt, need tulid päris kuivad. Kuulete. Aga ma praegu mõtlen, et kui ma homme teeksin mingisuguse tomatise kastme ja paneks need sinna sisse likku, võib-olla nad nagu... Võib-olla annab neid päästa. Muidugi, kas ma viitsin nendega homme tegeleda? Ei tea, vabalt võib olla. Homme naudivad neid hoopis kanad. No näed, ja liiga vara heiskasin. Marta tuli just alla, küsis, kas ta võib võtta 2 kanapalli, et nad mängivad Hugoga, et nad on metsas. Et neil ei ole mitte midagi süüa, nad peavad käbisid sööma. Ma ütlesin, et need on kuivanud. Aga noh, söövad. Ja Olsa, ma valetasin lastel. Et magustoitu ei ole. See on mu lemmik. Koodid on kreem rosinatega. Mõnus. Ja ma söön seda siin salaja. Sest ma ei taha lastele õhtuti magusat anda. Niigi need kurat ei jää magama. Ja teate, mis on eriti haige? Just oli see musta reede pakkumised, on ju. Ja mina vaatasin, et Shroomwellil oli jälle -20%. Ja ma tellisin eelmine kord 3 kassitäit. Ma ei tea, millal see oli, kas ma näitasin minu siin ka, et tellisin 3 kassitäit. Või stories, kuskil ikka rääkisin. Ja ma mõtlesin nüüd mustal reedel, et ma ei hakka tellima, mul on piisavalt. Mul on viimane kast praegu. Mul on mingi sellega koos 8 tükki 3 kastist. Ja tead, vaata, mõned asjad on siuksed, et on nagu jube tervislikud, pakud lastele, nad ei taha kunagi. Vaata, selle puhul ma eelistaks, kui lapsed ei tahaks. Aga nad kuradi joovad seda kogu aeg. Vaat siuksed lood. Hommikul suure suuga ütlesin, et 3 riilsi pean täna ära tegema. Aga valmis sai 2. Mis on suht hea tulemus. Selles suhtes kuupäev pole kukkunud millelgi. Et tuleb siis homme lihtsalt natuke rohkem teha. Ma ei tea, miks ma üldse räägin sellest tööasjast kogu aeg, et kas üldse huvitab teid, aga ma ei saa midagi muud teha. Ma ei saa ju vlogmassis näidata oma argielu, sest mu argielu on päris palju tööd. Aga mis on ikka, kui ei huvita, ärge vaadake. Muud ei oska öelda. Väga hästi ma joon. Nüüd oli... Mis te mängite? Me mängime ööd metsa. Praegu enne meil oli öö ja me pidime öösel otsime süüa, pärast märkasime üles ja siis me tahtsime süüa. Siis sõime, siis jäime tagasi magama ja siis oli väga vara päev. Nüüd on, me tegime nii, et kui vara hommik saad läbi, siis meil tuleb päikseloojang ja siis tuleb alles hommik, tavaline hommik ja siis peale tavalist hommikut tuleb jälle päikseloojang ja siis tuleb see õhtu ja siis ongi. Okei, see on kõige pikem vastus, mida ma kunagi kuulnud olen. See on kõige pikem vastus, mis ma kunagi kuulnud olen. Aitäh sulle selle selgituse eest. Head mängimist siis. Aitäh. Ärge astuge meie lihapadja peale. Okay. Jumal, kell on nüüd juba 7 ja mina olen usinalt arvake ära tööd teinud, aga kõike ainult teie nimel. Nimelt, alguses mõtlesin, ma ei räägi sellest, siis mõtlesin, vahet seal on, võin ikka, teile ikka räägin. Paljud seda vlogmassi ikka vaatavad, on ju. Et nii paljud kogu aeg küsivad mu käest, et mis see kombo on, mis vitamiine see peab võtma enne, kui sa peole lähed, bla, bla. Ja kuna mul Euroapteegiga koostöö oli, siis ma kirjutasin neile, et kuulge, äkki me saaks mingi paki luua, kus on kõik need sees ja iga kord, kui nüüd keegi küsib mu käest, ma saan lihtsalt selle lingi saata. Palun, siin on see karp ja siin on sees kõik asjad koos juhendiga, kuidas neid tarvitada. Ja nüüd ma kirjutasin seda teksti sinna sisse, juhendit teile.
et ma tunnen ennast, et ma olen nüüd ennast väga palju harinud vitamiinidega, sest et noh, ma teadsin, mis vitamiine ma soovitan nagu võtta, aga nüüd ma nagu uurisin, et millised vitamiinid on kõige paremad, mis imenduvad kõige rohkem, millised nendest vitamiinidest on kõige olulisemad, et noh, et te saaksite parima tulemuse, et järgmine päev surnud ei oleks. Et ühesõnaga, siuke väike jutt siis teile, et nüüd te teate, oh my god, secret project is out. Et seda ma nüüd siis tegin. Ja nüüd ma panen oma reelsikese üles. Nende ütle midagi Eesti rahvale. Ütle midagi tarka. 100. Ei ole midagi ütlemist. Ütle mõni ilus soov. Kass. Lende, kas sa oled natukene... Ma ei tea. Ilusad soovid on nagu, ma soovin teile kaunist detsembrit, ma soovin teile ilusat õhtut, ma soovin teile ilusat elu. Ma soovin teile jõule. Lihtsalt jõule või? Nojah, tore. Nüüd isuga. Miau, 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 miau. Lende, sa natuke jätad seda vaib, et sa kukkusid lapsena. Mis mõttes? Ei midagi. Mis mängu te mängite siin siis? Me mängime vaeselt ja rikast inimest, et praegu nüüd me oleme täiesti vaesed ja siis pärast me oleme tavalised inimesed, praegu oleme ka tavalised ja varsti oleme rikkad. Teil on täitsa maja siia tehtud ja kõik, jah? Ja me oleme praegu tavalised, aga meil on väga palju pankakaarte. Mina varast. Sina oled varas, sina varastad, jah? Aga ikka. Aga miks sa siis varastad üldse? Lihtsalt sellepärast muidu me ei saa süüa. Et süüa oleks või? Tead, et praegu Eestis päris paljud inimesed peavadki poest varastama isegi saia ja leiba, sest neil ei ole päriselt süüa. Vaata, meie varast nii palju juba. No aga mõtelge midagi muud siis välja varastamise asemel. Jaa, aga juba ja mul on isegi töö. Ja aga saan alati mingi 20 eurot ja tema alati saab mingi 100 eurot, aga täna ma sain 100 eurot. No vot, see on küll hästi siis, kui sa 100 said. Ja nüüd ma sain terve paki täis liha. Ohohoo, milline pidupäev. Ja Lendu, mis elu sina elad? Suva. Lendu istub telefonis. Kui tohiks olla. Selle ma udutan ära, aga siukse vaate peale kohe. Mida sa udud? Mul midagi paistab. Ei, lihtsalt ilus tagumikad teisesene. Midagi paistab. Ma mõtlesin, et ma enda teadmata nii tulin juba palja perse, kui ise ei saa aru. Ei, väga ilus. Tere, anna üks musi ka, ma panen kaamera. Märten tõi mulle paki automaadist ja see on piparkoogi tainas ja mingid siuksed vormid, 3D prinditud küpsise vormid. Ja näed, kes ka soovib, siis küpsisevormid.eu, kood mallukas, aga mu lemmikas on see siin all. Ootame pingsalt juba sinu farmi. Nii armas, mina ka. Mis sa soovid? Otsib neid. Noh? Kus sa tita kodus? Sa olid just siin. Kus sa tita nüüd on? Noh, tita. Isi, ma olen rööbel. Sa tita pidid olema vist või? Jah, meil on tita. Aga tita tahab kogu aeg nii nägu. Mina olen hoopis rööbel. Ja mina olen rööbel. Kuule, kas su nägu on must sellepärast, et sa oled vaene või? Jah. Siis on... Aga me peame nüüd tavalised. Mida te tavaline? Meil ei ole kraani, kus puhastama nägu nüüd. Nägu ma olen rööbel. Ja teeme nii. Ja siis meil on nii. Et siin on, meil oli tita ja siin on tema voodi, aga ta kogu aeg läheb kuhugi. Ta on 2-aastane ja siin on ta mänguasjad. Siin meil kuivavad need asjad. Siin kuivavad meie riided. Siin kuivavad padjad. Teil on siin täitsa kodu, nagu ma vaatan. Ja siin on meil lõkke. Väga äge. Ja siis lõkke. Rööbeliks. Ja teil on lõkke isegi.
ja me ostsime selle raadio, aga praegu meil on nähtamata raadio, aga kaamera oodake siin, ma toon kohe tagasi. Oota, aga mina olin Rööben. Okei. Ja siis vaatan. Uksi poole üks viimane küsimus. Äkki sa lükkad oma sahtlit kinni? Miks sul niimoodi sahtlid on? No aga lihtsalt ei ole vastus. Palun pane ilusti korda. Ilusti, Uva. Et need asjad sinna vahele ei jää, et oleks korralikult. Ülevalt ka, no näed. Ja kohe on ju parem olla. Aitäh. Nii. Nii, ma värmisin meie raadio nüüd ära. Nii, lõkkestab meil mingi muusika. Nii, kuidagi läks see ära ja nüüd kuule. Aga mina olen Rööbel kõige tugevam. Filmid nii tavaliselt ennast, jah? Väga veider, nii mina ei saaks ennast filmida. Siis nägu ei näha, jah? Aina sina, see on nii raske elu. Ma tegelikult mõtlesin rääkida natukene, saad aru, ma hakkasin vlogmassi tegema, on ju, Big Happy Family, kõik on tore, kõik on äge. Aga kas te saate aru, kui rets on see, et vaadake, meil on siuke jaotus, kui muidu lapsed käivad lasteaias, koolides, mis iganes, aga alati, kui Hugo on siin, siis see nädal ka Marta ei käi lasteaias. Ja täna meil on siis kordamööda, olen mina lastega, on Malju lastega, olen mina lastega, on Malju lastega. Pluss me teeme seda vlogmassi, pluss meil on 100 asja tööd teha. Ja ma just mõtlesingi, et õhtul ma panen Hugo magama mingi 9 paiku ja ma pean minema trenni. Teine variant on see, et ma hakkan siin nagu Karlsson kuradi anklitega õhkima. Aga see on alandav. See on alandav. Ma saan aru, seepärast ma tahangi, et see siin teeks. Sa lihtsalt ei taha, et ma kuskil käiks. Okei, nüüd ma kõlan nagu paimuaiga, aitäh sulle. Aga nagu päriselt, et ma ei tea, kus need inimesed võtavad selle jõu, kes käivad mingi tööl, siis sa lähed koju, siis sa lähed trenni. Või te olete need, tuled koju, ütled naisele whatever, lapsed pohhoi, ma lähen otse trenni. Ma oleks kogemata kõik voodisse ja õnneks sinu poole peale. Ma pole hullu ju. See on see harjunud. Et päris ränk on jah, tegelikult. Tead, mis teeme või? Kell on praegu 7:30. Ja. Ma airdropin sulle kõik oma tänased videod, sest et ega me täna rohkem midagi tarka ju ei tee. Paneme vlogmassi kokku üles ja siis sa võid trenni minna. Seda ma räägingi, et ma siis olengi sunnitud alles trenni minema ikkagi õhtul, sest ma tahan trenni minna kindlasti. Mine. Et ma panengi selle kokku ära ja teie saate vaadata. Vaadake, miksed lokikesed mul täna tehti. Mul hästi mingi vahuga tehti neid. Ja siis minu jaoks oli oluline, et see oleks nagu ikkagi pehme, sellest, et Maljule meeldib mu juukseid Andrei just kirjutas mulle, et noh, kuidas mehe soeng meeldis. Ma ütlesin, et nagu võõras mees, kohe viskasin välja, mina võõraste meestega asju ära. Ja, vot. Ühesõnaga, ilusat õhtut teile. Oli tore, see oli 2. detsember. Bye! Ja homme jälle, homme on uus päev. Tšau, paka. Ta svidanja.